pean ta ainult korra pesumasinast läbi laskma ja ma ei ole seda siia, tal on nagu siuke kerge kopituse lõhn või siuke, ma ei tea, kus ta on seisnud. Aga ma ei raatsi seda teha, sest see on tõeline rariteet praegu. Muidugi. Neid topse on nagu ikka suhteliselt palju veel säilinud. No inimesed hoiavad kas või kruvisid sees või mingisugused asju. Ma katsun nüüd tänapäeval enam leida siukest. Selle perekonna käest ma sain ligemale 4000 rubla, mis tähendab sõiduautot Žiguli. Me viibime praegu Maarjamäe lossis. See kant sinule on üsna tuttav, sa oled koguni käinud seal, kuhu enamik meist ei satu. Maarjamäe monumendi sees, kuidas sa sinna sattusid? No siinkandis oli minu lapsepõlvemaa. Ma olen terve oma lapsepõlve veetnud siin nii-öelda kohas, millest tol ajal ei tohtinud eriti rääkida, ehk Saksa sõjaväe surnuaed oli siin samas kõrval, aga see, et sinna monument rajati, see oli nagu hilisem õnnetus ja ma otsustasin siis nagu seespoolt vaadata, kuidas see välja näeb. Leidsin juhuslikult maa seest selle käigu üles, mis sinna sisse viis. Ja ronisin naabripoisiga koos päris tippu välja ja võtsin kaasa meisli aamri ja suutsin tekitada sinna ühe augukese, mis on Pirita teelt praegu hoolikal vaatlusel näha, et vaadata, kas Helsingi paistab, aga oli kangesti sombune ilm, ei paistnud kurinahk. Mingil määral võib seda nimetada juba võimu murendamiseks või võimu õõnestamiseks seespoolt? Oi, ma ei tahaks nii suuresõnaline olla, sellepärast, et neid, kes tänapäeval väidavad, et nad on võimu seespoolt õõnestanud, jätkub ilma minutagi. Lähme ajas veidi kaugemale aastasse 76, siis sa üritasid esimest korda pääseda lavakasse ja ei saanud, proovisid 2 aastat hiljem uuesti. Ei saanud. Ja proovisid ka aastal 80 uuesti, ei saanud. Jah, täpselt. See info vastab tõele. Kodutöö on sul korralikult tehtud. See 3. kord oli isegi niimoodi, mida ma sain alles hiljem teada, kui me tegime omal ajal sellist tükki, nagu olen 13-aastane Klooga rannas ja ma Merle Karusoo käest küsisin, et kas ma võin nagu katsetele sõita, siis ma pärast sain teada, et Merle oli helistanud ja öelnud, et laske ta rutem tagasi. Aga ega ma ei ole selle peale pahane, tegelikult ma sellel ajal juba vaikselt hakkasin nagu tükkides kaasa mängima ja mis siis ikka? Ajalehepoisist miljonäriks. Ma olen ennast üles töötanud alama astme lavatöölisest kuni lavatööliste brigadirini. See on niisugune fakt, mida paljud võib-olla ei tea. Nüüdne teatrikuu tähendab plaanipäraseid külalisetendusi, kohtumisi, šeflussidemete sõlmimist, samas ka külaliste... Aastal 76 läksid Draamateatrisse? Jah. Aga sinu töö oli seal siis, ütleme, tuua lavale kapp ja viia ära riiul või midagi taolist. Mis sa pidid seal tegema? Ju ma siis pidin nagu dekoratsioone üles panema, aga hiljem, kui minust sai nii-öelda lavatööliste ülemus või ütleme siis selleaegse sõnaga brigadir, siis tabas mind kutsehaigus. Ma ei saanud aastaid teatris käia ilma, et ma vaataks, et kust akside vahelt midagi läbi ei paista või kust valgussild on nagu vale koha peal või. Ja ma mäletan ühte lollakat juhtumit, kui oli Draamateatris selline tükk nagu ühe koosoleku protokoll. Ja enne tüki algust oli minu püha kohustus minna siis nagu saali, istuda ja vaadata, et kas kõik on normaalne. Ja ma tõstsin oma jalad niimoodi sinna Draamateatri ees lava peale. Sellel ajal oli, enne remonti oli see esimene rida veel tunduvalt lähemal niimoodi. Tõstsin sinna ja silm läks kinni. Jäin tukkuma ja ärkasin üles selle peale, et kuulsin selja tagant, kuidas publik tuleb saali. Ma oleks tahtnud olla kõrvalvaataja rollis, näha, mida nad mõtlevad, kui üks sinises kitlis lavatööline võtab oma jalad niimoodi sealt lavaserva pealt maha ja siis ma sain aru, et jalad kurinahad olid peas kõrgemal olnud, veri oli sealt välja valgunud ja ega nad hästi ei kandnud ja küünarnukkide abil sinises kitlis roomasin ma akside vahele kuskile lava ümber nurga vupsti ära. Nii et see on üks kõige jubedamaid professionaalse keretinismi näiteid, mida ma enda elust oskan tuua. Lõpuks sain minust Draamateatris ka selle 3 aasta jooksul, mis ma seal töötasin, sain nagu administraator ja siis ühel hetkel ma millegi pärast otsustasin minna ära Noorsooteatrisse administraatoriks ja sealt siis pisitasa niimoodi edasi. Aga ma ei tea, miks ma selle sammu tegin.
Aastal 82 alustasid see näitleja karjääri, nii ütlevad kirjad, aga mingisugustes sutsudesse tegid juba varem kaasa. No see saigi alguse tegelikult 80. aastal, siis kui me tegime seda Olen 13-aastane Klooga rannas, kui oli vaja ühte inimest nii-öelda teatri poolt, kes seda asja seal koordineeriks ja mina kui administraator siis sattusin sinna kaasa ja Merle teadis seda ideaalselt, et ma olin lavakasse proovinud, sest tema istuski ka selles komisjonis, kuhu ma esimest korda proovisin ja siis tekkis küsimus, et mis sa siin niisama vedeled, siis mängi tükis kaasa ka ja nii see läks. Pisi-tasa mingid rollid tulid ja alguses ma sain nagu mingi poole kohaga näitlejaks ja siis nagu täispalgale. Targad kirjad ütlevad, et sa juba Draamateatris olles tegid lava peal selliseid sutse. Mis see lavatöölise punkt oli, ma ei mäleta, 3.20 või see oli peaaegu et pudel viina. 3.62 oli vist viinapudel ja 3.20 oli nagu metsik punkt vist see kõige kõrgem, et see oli ikka nagu lavatöölise õnn, kui 80 rublase kuupalgaga said mõnes tükis korra üle lava käia. Nii et usu mind, sinna oli suur tung. Mis tulemus või tagajärg siis sellel oli, kui sa seal Karusoo 13-aastaste tükis kaasa tegid? Ma sain sealt väga hea elukooli ja tänu mu nii-öelda sellele teatrihariduse puudumisele ei ole mul ju konkreetseid õpetajaid olnud, aga käsi südamel Merle Karus, et ma pean küll selles suhtes oma õpetajaks, et ma sain sealt väga hea elukooli ja see tuleb mulle siiamaani kasuks tegelikult. Et võib öelda, et selle 13-aastaste tükiga sa tõestasid ennast kui näitleja? Kevades olid Visak. Puudutasid Ella kohta, mul on pikk eluline slepp selle kevadega. See oli nüüd tõesti episoodiline, teisejärguline roll, aga kui näitlejal ei ole laval suuremat midagi teha, siis ta hakkab endale rolli sleppi välja mõtlema ja kevades ma mõtlesin välja sellise Visaku rolli sleppi, millest me võiks siia rääkima jäädagi. Võtame selle aja, räägime. Visakust ei ole ju tegelikult kevades eriti pikalt juttu ja kuskilt jookseb läbi see, et on Köstri sohipoeg ja kuskil hakkasid teised mind narrima ja siis ma leiutasin terve selle rolli sleppi enda jaoks. Visakul ei ole eesnime ja kui teised küsisid mu käest siis tüki ajal, et kuule, et kas sul nimi ka on või vaikselt niimoodi. Koolitunnis ju tuleb ikka omavahel kõneleda. Siis ma ütlesin jah, et mu nimi on Pohumil. Siis nad hakkasid uurima, et kuidas Pohumil. Siis ma ütlesin, et ma ei ole üldse Köstri sohipoeg. Mu ema käis omal ajal Tšehhis ja mingi Tšehhi isa mind seal eostas, et tegelikult Visaku eesnimi on Pohumil, mis on nii-öelda minu alter ego. Ma olen selle Pohumil Visaku nime all isegi kirjutanud omal ajal mingeid artikleid ja siis ühel hetkel jäi ema trammi alla ja siis ta tuli Eestisse tagasi. Ja üldiselt see Köster käib mu emal siiamaani külas, aga ma ei tea sellest midagi, sest mind pannakse leivaahju kinni selleks ajaks. Nii et ühesõnaga ma leiutasin endale sellise rolli sleppi. Kas see jõudis ka kuidagi lavale ja vaatajateni? Ei, see jõudis kaasnäitlejateni ja ilmselt ma olengi mõne ilusa hetke laval ära rikkunud sellega, et see on ahelreaktsioon, eks ole. Igaks etenduseks see paisus nii-öelda Visaku roll. Aga see selleks, jah. Kas tsensuuri esindaja istus igal etendusel saalis? Iga etendus ei istunud, aga kuna ma olen administraatorina töötanud, siis ma teadsin une pealt nii Draamateatris kui tollases Noorsooteatris, kus need kohad on ja kes seal istub. Ta oli Major või Major Raus või. Ta istus iga päev seal Noorsooteatri baaris ja jäi konjakit, nii et ei olnud nagu kaugelt teda vaja otsima minna. Vahel ta oli saalis ka, jah, mõnikord. Mulle tuleb meelde üks Kilveti tükk, Löö laulu vastas jumal, löö laulu väike mees. Ühesõnaga mingi lause, et isa sõitis kaubareisile Indiasse või midagi. Pärast tuli sellest õudne jama, sest keegi koputaja oli saalis istunud ja samal päeval oli Brežnev kogemata Indiasse sõitnud visiidile. Ja sellest tuli õudne jama, seda lapati need tekstiraamatud läbi, selgitati, kas tõesti oli tekstis kirjas, õnneks oli kirjas. Aga sellest, ühesõnaga, taheti kohe luugid kinni lüüa, siis mõeldi, et see on näitlejate oma looming, sest ei ole ju võimalik, et isa sõidab vabatahtlikult Indiasse kaubareisi. Peanäitejuht oli Kalju Komissarov.
mõnda aega. Mis mees tema oli? ETV-st näidati hiljaaegu filmi Valge laev ja ma kirjutasin Facebookis just, et see on see film, millele mina tahaks juba aastaid teha kohustuslikku järge. Sest tagantjärele vaadates üks kole ja punane film põhimõtteliselt. Aga vana kommunist Kalju, andku ta mulle andeks, et ma niimoodi ütlen, aga sellel ajal rääkisid kõik nii. Põhimõtteliselt on ta üks väga kummaline tüüp. Ma ei ole siiamaani tema hingeelust 100% aru saanud. Ta kuulub nende isikute hulka, kes ühel hetkel sind väga ootamatult on aidanud. Täpselt samamoodi nagu ma panen käe südamele ja tunnistan täiesti ausalt, tolleaegne teatrite valitsuse juhataja oli kadunud Aarne Vahtra, kes oli kõige kõrgem nii-öelda parteilane, kes Eesti NSV-st ühel hetkel ära kargas välisreisil. Ja temaga koos töötas Jaak Allik. Seda noorte veendunud kommunistide mõttemaailma ei ole mina siiamaani suutnud mõista. Mis nende peas sündis aastal 1968, kui tankid panid Praha peale? Ma ei tea, mis nende peas, aga ma ei suuda ennast nende nahka sättida. See oli minu jaoks nagu ma olin liiga noor, minu jaoks kõige parem elukool, et sealt maalt jooksis minu jaoks see piir, et ma olen oma elu suutnud olla küll 3-4 kuud kommunistlik noor, kuhu mind sunniti keskkooli lõpus astuma koos klassivend Hardi Volmeriga. Aga nii kui see keskkool lõppes, nii ma selle komsomolipiletiga ära hävitasin, sest minu jaoks oli see nii õudne põhimõtteliselt. Ja ma ei saa tegelikult nendest inimestest aru, kes väidavad, et nad seda võimu siis seespoolt õõnestasid. Ma ei saa. Oleks mina olnud täisealine aastal 68, oleks minu jaoks juba siis krõks ära käinud. Aga teatrit juhtis ta kuidas? Komissarov siis? Vahelduva eduga, ütleme niimoodi. Kalts on üks kuremuse kaval suslik. Ta suutis küll näidata oma seda inimlikumat ja karmimat poolt. Nii et tegelikult teatrijuhina see oli samamoodi väga hea kool. Aasta 86 ta läks minema, tuli uus Rudolf Hallapert. Me oleme Tõnu Ojaga rääkinud sellest, et see oli tegelikult üks parimaid aegu. Näiliselt mitte midagi ei sündinud. Mitte midagi ei sündinud, kõik läks nagu isevoolu teed. Vaimne õhkkond teatris sellel hetkel trupi sees oli kohutavalt hea. Kohutavalt hea. Ma olen lugenud Vapo Vahri raamatut Venemaa kinoelust ja seal ikka üle ühe lehekülje on suured kired, suured draamad, inimesed sõidavad võtetele, suhted plahvatavad, suhted tekivad. See Vene teatriilm on hoopis midagi muud. Peale keskkooli lõppu ma käisin praktiliselt igal aastal Moskvas. Käisin tegin nendele ühe teatritreti nädalase poole teises ja kuna mu Moskva sõber elas majas otse Maalaja Bronna ja teatri taga, kuulsate vanemate laps, samas majas elasid Juri Nikulin ja Suure teatri esimene viiul ja üks loll asi tuleb meelde. See oli see aeg, miks ma käisin aasta alguses alati seal. Sellepärast, et teatriliidus oli jaanuarikuus veel raha olemas, mis oli selleks eraldatud. Teatripiletid maksti kinni ja veebruari lõpuks oli see raha otsas. Aga mina, kes ma omal ajal väga palju laste etendustes mängisin, siis jõulusid veel ei olnud, siis olid näärid, aga ütleme nääri etendustes mängisin. 2 nädalat järjest sain neid taotud ja siis oli mul jaanuari algus oli alati vaba. Ja selle tõttu ma sõitsin Moskvasse ja üks piinlikumaid juhtumeid elus oli see, et kuna ma administraatorina olin töötanud, ega ma eriti suu peale kukkunud ei olnud, ma suutsin ennast sisse rääkida ikka üsna tihti kohtadesse, kuhu ei olnud, mitte ühtegi vaba kohta nagu saada. Ükskord õnnestus mul kutse saada, ilma rahata kutse, ma tulin teatrist välja, mõtlesin, ega ma siis loll ei ole, teatripilet vedeles maas kohe seal ridade vahel. Mõtlesin, eks see rubla 20 makstakse mulle siis Tallinnas kinni, panin selle taskusse, läksin teatriliitu. Ja Eneken Briks, praeguse nimega Eneken Aksel, eks ole, kellel need piletid tuli esitada, võttis need piletid, kõik oli ažuuris, välja arvatud see üks pilet, aga miks ma selle võtsin sealt maast, sest eelmise päeva pileti, mille ma ostsin, olin ma juhuslikult ära kaotanud, ma ei tahtnud midagi halba, ma ei tahtnud soomust teha endal, vaid võtsin nagu lihtsalt selle asemel selle pileti üles. Ja Eneken võtab selle pileti ja ütleb, Villu, ütle mulle nüüd ausalt, mis vägi sundis sind sõita Moskvasse, et
pühapäeva hommikul kell 12 vaadata tükki Havikäsul. Ja pileti peal oli see Havikäsul. Järelikult see oli nagu eelmisest etendusest sinna jäänud. Mina käisin õhtust etendust vaatamas, aga noppisin selle pileti üles. Vaat sellised ajad olid. Targad kirjad ütlevad, et näitleja periood sinu elus kestis 10 aastat. Aastat siis 82 kuni 92. Mul oli nagu teine huviala olemas kogu aeg ja kadunud Reet Neimar mulle juba omal ajal ütles, Villu, mis sa jamad selle teatriga, et sul on nagu ju kirjuta parem ja mis sa... ma olen selline püsimatu inimene, et ma ei saa ühe asjaga nagu tegeleda, mul peab kogu aeg vaheldust olema ja nüüd on nagu sellest teisest poolest saanud nagu mu elu, nii et ma ei tea, mis see elus hea on, aga ma vist ei suudaks ühe ametiga elus tegeleda, nii et kes su lavastajad on kõik olnud? Kelle kätte sa oled tunda saanud oma turjal? Ma olen väga palju töötanud koos kadunud Kaarel Kilvetiga ja on olnud neid hetki, kus ma olen lavalt proovides nuttes ära läinud ja uksepauguga kinni löönud ja mõelnud, et kõnnin vasakule ära. See kõik käib töö juurde. Sa küsid, mis rollid? No ma ei oska öelda, mul ei ole nagu kadunud Ants Jõgi, väikeste rollide suur meister. Ma ei oska muud öelda, ma ei oska ühtegi suuremat rolli sulle öelda. Selles mõttes ta ongi mõttetu jutt, et kui sa ei ole seda läbi elanud, see ongi minu elukogemus. Ma olen nüüd elust tunduvalt targem selles suhtes, et ma olen nii-öelda omal ajal oma edevuse ära rahuldanud, ma olen omal ajal elanud läbi, on see siis prooviperioodil või laval, olen elanud läbi tunduvalt rohkem kui mõni teine inimene ja selle tõttu olen ma teatud sisemise tasakaalu endas leidnud. välja ühe suhteliselt memorabiilse eseme enda jaoks. Ahaa. See on nüüd minu enda külastusest. Skankpoomiate kavaleht aastast 88. Siin tükis tegid sina kaasa, kuna sa ise oled nii tagasihoidlik ja enda olulisi rolle ei maini, siis äkki sa lubad, kui ma ütlen, et teatrikülastaja, ütleme noore teatrikülastaja silmis sinu üks olulisemaid ja võimsamaid rolle on just nimelt Tvoo. Tvoo oli sinu roll. No see oli mingi ajastu märk, see oli õnn, tähendab, et... Esietendus detsember 88. Jah. Tsensuur siis muide veel kehtis, kuidas te sellise tüki üldse läbi saite, kus nõukogude miilitsad pilatakse ja... Ma ei tea, see oligi üks siuke õnnisetk põhimõtteliselt, kus juba õnnestus nagu selliseid tükke teha. Tegelikult ma tean, et selle tüki tõlkija Kersti Põder, vähemasti Kilvet rääkis nii, et ta tõlkis selle tegelikult nagu oma kursuse tööna Tartu Ülikoolis. Keegi oli lugenud, ringiga jõudis see Kilveti kätte. Politseinikud tehti lupsti miilitsateks lihtsalt ümber ja väga soodusetk oli see just sellel hetkel välja tuua, et siis juba nagu võis, siis pigistati juba silm kinni. Ma võtan nüüd järgmise kavalehe, ka originaal, Vana kuningas Kõul. Siin Tvood mängib hoopiski Dajan Ahmedov. Vaata, sellega on nüüd selline asi, et see Vana kuningas Kõul on Ojatennija minu tõlgitud. Ja selle tõlkimise käigus hakkas selgeks saama see, et tegelikult see, keda mina mängisin, ma ütlesin, kurat, ma tahaks tegelikult hoopis seda rolli mängida. Et see on nagu enda pealt kirjutatud, sest see parun Polster või juba tüki järgi nii kõhna inimest, nagu mina teist sellist ei leia. Ja siis ma kuidagi rääkisin Kilvetile, et ma tahaks tegelikult seda rolli hoopis teha ja nii ta läkski.
paistab, et noorsooteatri repertuaaris sind usaldati peamiselt ikkagi komöödiatesse. Tragöödiatesse või draamadesse sind väga ei pandud näitlema. Vaata nüüd mind, Jeesus, kes see mind? Ja, see veel puuduks. Näitleja saatus on lavastaja kätes, sinna ei ole midagi teha. Mina ei ole kunagi ennast ise kuskile pakkunud või upitanud või rolli küsimus käinud, põhimõtteliselt. Ma tean neid inimesi, kes on seda elus teinud, aga mulle on see nagu üdini võõras, nii et ma olen siiralt õnnelik ikkagi selle üle, et mul selline elusläpp on nagu selja taga. Ma ei löö risti ette, ma oleks võib-olla homme oleks jälle käsi mingis tükis kaasa tegema. Aga kas toona, kui sa oled noorsooteatris, kas sa tundsid, et see puuduv lavakadiplom on see, mis seisab sinu ja ütleme mingisuguse rolli vahel? Ei tundnud. Ma olen õnnelik, et sedagi oli mulle antud tähendatust. Et tegelikult minu soov oli ju tegelikult pääseda teatrisse, eks ole. Et ma sealt ühel hetkel niimoodi vasakule ära lahkusin, see oli ka puhas juhus, tähendab, ma olen selle 12 aasta üle väga õnnelik. Tõesti tänapäeval kirjutades tuleb see kasuks. Miks sa lahkusid teatrielust? Nagu see elus ikka juhtub. Miks? Teatrijuhtkond vahetub, sind ei ole ühel hetkel enam vaja, kõik. Ma olen oma loomult see inimene, et ega ma vägis ennast kunagi kuskile pakkuma ei lähe ja tegelikult neid tühikargajaid on terve ilm täis, kes on käsi õieli iga, ütleme, stipendiumi ja iga toetus ja selle järele. Ma ei käi isegi ühelgi üritusel, kui mind ei ole kutsutud. See ei ole mulle loomuomane tähendab põhimõtteliselt. Mul on tunduvalt, kuidas öelda, meeldivam suhelda kodus oma arvutiga ja kirjutada, kui vägisi ennast peale pressida kuskil. Nii on. Sa oled luuletaja, tõlkija, libretist, stsenarist, laulusõnade autor. Miks sind Kirjanike Liidus ei ole kõigi nende tegevuste tagajärel? Ma ei ole tahtnud vist. Ma ei tea, küsin nüüd näiteks seda, et miks mul seisab mingi 30 lauasahtis kunagine luulekogu. Ma ei tea, kus ma seda ikka pakkuma siis lähen, keda see kuramus huvitab. See on etapp minu elust, võib-olla ma kunagi panen selle kokku, ma ikka loodan. Ma ei ütle midagi halvasti, aga minu meelest ei ole mõtet kirjutada luuletust siis, kui ma suudan kirjutada mitu luuletust päevas. Mingite laulutekstidega olen ma võib-olla tegelenud kuid, aga ma ei anna asja enne käest ära, kui ma sellega ise rahul ei ole. Muidugi ma olen ka vabaversse kirjutanud, eks ole, aga siis ma tean, kui intensiivne mõttetegevus selle taga tegelikult on, mis see mulle tähendab, et 4 rida ma võin kirjutada tõesti 2 nädalat. Käest ära annan siis, kui ma sellega rahul olen. Aastal 79 sa debüteerisid luuletajana, avaldades luulekogu Tuut, tullakse. Kuidas sa seda raamatut praegu hindad? Eks ta siuke koolipoisi värvid nagu olid, ma ei oska öelda. Ma ei olegi seda kätte võtnud, ma ei tea. Sellest on möödas 35 aastat. Me saamegi rääkida, et sa oled viimase 35 aasta jooksul välja andnud nagu ühe raamatu. Jah. Mina lähtun sellest, et kellele seda vaja oleks, peale minu enda. Kellele seda vaja oleks. Kui ma ühel hetkel nii kaugele jõuan, et ma tunnen, et see võiks ka kedagi teist kõnetada, siis laskem käia. Kas laulutekstide kirjutamist saab pidada üldse luuletaja tööks või need kaks eri tööd? Ei, absoluutselt. Mina olen eluaeg seda meelt, et need on 2 eri asja. Enamus lauluteksti olen ma kirjutanud konkreetselt meloodia peale, sellepärast, et ma austan helilooja loomingut ja ma tahan, et see oleks vastastikune koostöö. Aga kui suurel määral see siis üldse on nagu sinu siseilma kajastus? Jaak, see on suurim rõõm elus. Leida just see iva sealt üles, et ma ise jääks sellega rahule, et see oleks ka osake minust. Meloodia autori idee on minu jaoks püha. Mina katsun ennast mugandada ja sulanduda sinna sisse, aga nii, et ma lõpuks selle tulemusega ise rahule jääks, et see sünniks koostöös. Elu on nagunii
üks mugandumine, enda mugandamine, teatud niši või teatud tühikusse asetamine, eks ole, aga kui sa suudad seda nii teha, et see tundub orgaaniline ja sulle loomoomaseks muutub, siis on kõik hästi. Minule see meeldib tegelikult. Looja, hoia, Maarjamaad ja... Üks kuulsame laul, mis on sinu sõnadele kirjutatud, on Tõnismägi Palve. See oli nüüd tõesti lugu, mis sündis nagu ka mingi 2 päeva jooksul või sest Maxil oli nii konkreetne sõnum oli ees põhimõtteliselt. See läks palveks nüüd sean. Looja, hoia, hiie, puid, see oli Maxi sõnum, mitte sinu sõnum. See oli minu sõnum ja ma tean, mida sa küsida tahad. Sa tahad küsida seda, millest ma olen eluaeg rääkinud, et kas seal ei ole teatud vastuolu. Seda ma küsin järgmise küsimuse. Me hakkame juba teineteist pisitasa mõistma niimoodi. Ja seda, et mis seos on siis loojal ja hiiepuudel ja kas seal ei ole vastuolu, eks ole? Kas see looja temaatika, religioossus on nüüd sinu panus või on see Tõnismägi panus? Religioossus kui selline oli tol ajal Maxiga kaasnev, ütleme, orgaaniline slepp, teades kogu selle aja seda elusõna perioodi ja seda, no Max ei taha vist sellest rääkida, mina ka ei taha, aga väga hästi ma mugandasingi ennast Maxi isiksusse. Sinu tehtud sõnade kaudu ikkagi kõneleb Max? Kõneleb Max, jah. Mina ei ole iial lauludes, ma ei ole iial pretendeerinud. Et see on nagu anum, kuhu püha vaim valgub? Jah, laias laastus võib niimoodi öelda, ongi, tähendab, paljude asjade puhul kehtib see vana tõde, et see on kusagilt nagu tulnud. Mina ei ole seda kirja pannud, mina olen vaid vahend, kes on seda vahendanud, eks ole. Ja see kehtib, sinna ei ole midagi teha. Aga kas ei taha kuidagi ennast ikkagi peale suruda rohkem või kuidagi? Ei taha. Selle nimi on vist isetus või? Ma ei nimetaks teda isetuseks. Nii, aga nüüd looja ja hiiepuude vastuolu. Kuidas sa seletad? See on meelega tehtud. See ongi see, Eesti oli omal ajal, ja ma imestan, et sellest pole inimesed aru saanud, et seal on teatud iroonia või teatud vimka sees. Kui keegi ütleb praegu, et Andrus hoia Edgarit, mis sa sellest välja loed? See periood oli tegelikult täpselt see sama või siis vastupidi. Oli täpselt sama, kus kõik oli segi nagu puder ja kapsad, kus kõik oli nii maha lammutatud, et see ongi, kui meil neid hiiepuid põhimõtteliselt nagu keegi enam ei hoia, siis võiks ju kas või looja neid hoida. Minu meelest oli see täiesti sisse kodeeritud. Meelega ma olin ise siiralt õnnelik, et ma suutsin selle sinna niimoodi. Me võime selle üle nämmutada, aga ma tean, et ma mõtlesin veel pingsalt, et kas see tuleb välja sellest. 100 000 inimest lauluväljakul ei ole nõus sellest irooniat välja lugema. No jah, see on võib-olla siis nende asi. Ei, mina ei oleks kujutanud ette ka. See on ikka tänu Maxi meloodiale ja sellele hetkele, et see laul omandas hoopis nagu iseseisva elu. Seda mõnusat viisi, kui kuulama jääd. Üks väga kuulus laul, millel on sinu tehtud sõnad, on Ivolinna 65. Aasta siis oli 65. Täpselt sama lugu. See ei ole jälle, nagu aasta 65 oli Villu Kangur 8-aastane. Ei seisnud maki ees, käes kääride liim. Ei teinud, ei saaginud vineerist välja kitarri. See on jällegi Ivolinna portreteerimine. Täpselt. Ja see on, ma seadsin ennast jälle Ifi nahka nii öelda. Ega If ei ole oma elus ju eriti lugusid nagu kirjutanud. Laulnud oi kui palju, eks ole. Aga see oli Ifi kirjutatud lugu järelikult. Ma mõtlesin ennast Ifiks, põhimõtteliselt, mis talle tähtis oli või kuidas. Ja ma olen siiralt hea meel, et paljud ei teagi, et see on minu kirjutatud tekst. Peavad seda Ifi tekstiks, sest et see on talle nii omane. Ja ma olen tõesti õnnelik selle üle. Liivimaa pastoraalis tuleb muidugi iroonia tuleb paremini välja. Nojah, seal jah. Ehk see mentaliteet, see mõisakõige lohisemine on eestlasel võib-olla siiamaani sees, niimoodi, aga
see lugu võib-olla jah, kohati kehtib isegi igal ajal. Üks laul, mida ma väga hindan, just nimelt hindan laulusõnu, on Aino on ainus. Vot, see on jälle fenomen. See oli tegelikult omal ajal teatud irooniaga kirjutatud tekst. See oli see periood, kus ei saanud asjadest rääkida nii, nagu sa tahtsid. Järelikult tuli kirjutada kokku absoluutne jama. Mingist pagana Narva linnast ja sellest Aino on tublimaid tüdrukuid Narvas. Et ta jumala eest läheks läbi oma sellest tarifitseerimiskomisjonist ja asjast ja näed, läks läbi, noh. Kogu aeg iga uue ansambli nimega kaasnes ka ju kohustuslik tarifitseerimine ja tuli uued lood komisjonil ette mängida ja lõpuks siis ma läksin Roald Jürlauga kaasa heliloojate majja ja kus mingisugune see tarifitseerimine siis parasjagu toimus ja seal oli mingisugune kuramuse funktsionär, kelle nime ma ei mäleta, kes hakkas vigisema. See oli turistilugu või Singer-Vingeri lugu, noh. See oligi Mina pean sambat tantsida saama. Mängisid loo ette ja see kuramuse tarifitseerimiskomisjoni esimees, see funktsionär hakkas vigisema, et kellele seda sellist bossa noovat, sellist läänelikku asja tänapäeval ikka vaja on. Ja siis ma seletasingi, läksin, aga tema ei teadnud, et mina olen sõnade autor. Ma läksin ja seletasin talle, kuulge, aga see on ju tore, et Uno Loop omal ajal laulis ka bossa novat ja see ongi see, et ikka moodi tuleks jälle vanad head meloodiad ja ma rääkisin selle loo välja. Ja lahkusin nii sealt ära, tema ei saanudki sellest teada, aga ma suutsin talle seletada, et jah, et vaat siin on nüüd Eesti muusika tulevik. Kerge bossa jookseb läbi ja tore, et ikka... Võitlesid loole eluõiguse? Jah, võitlesin, jah. Selliseid kummalisi seiku on elus olnud. Sinu stsenaristi karjäär sai alguse 80 alguses. Kirjutasid stsenaariume Kitsele kingale. Jah, neid ma kirjutasin tegelikult, neid osi ei ole enam säilinud. Nagu ikka sellel ajal juhtus, et lint läks uuele ringile, läks käiku ja lasti lihtsalt maha, nii et neid esimesi osi ei ole säilinud, aga sealt vist jah, nagu see algas. Kas pärast seda tuli kohe Salmonid või jäi vahele veel midagi? Ei, ma olen ikka mingisuguseid asju ma vahepeal veel tegin, aga Salmonid on jälle üks selline imelik asi, mida ma ei... Tegid seda 4 esimest osa? Me tegime 4 esimest osa ja siis jõudis asi sinnamaani, et me mõtlesime nagu erinevas võtmes. Liiga kõrge lennuliselt ma olen kuulnud, et... Ei, vastupidi, sest ma tean, et kui Mihkel Mutt hakkas seda kirjutama, siis ta ütles, ma ei saa aru, poisid, kas te teete nalja või... Minule meeldib see David Lynchilik maailm, meeldib tunduvalt rohkem kui see meie traditsiooniline maailm. Ja näide on mul see, et kui laps sünnib, me võime seda sündi näha 2 moodi. Me võime seda näha, kuidas laps väljub ema üsast, eks ole. Tuleb siis sealt pea või jalad tulevad, ükskõik. Aga minu maailm on see, et mina tahaks näha seda, kuidas mulle kui lapsele maailma avaneb. Mina vaataks seda asja seestpool. Salmonid sa tegid kus Tõnu Ojaga esimesed 4 osa? Jah, ja Salmonitega juhtus jah see, et siis me mõtlesime jah Kirsiga natuke erinevas võtmes, et see, mis hiljem tuli, me ei tahtnud teha esiteks ei lääne paroodiat otse nagu, aga samas ei tahtnud ka tõsiselt võetavat asja. Aga mis te tahtsite teha? Meie tahtsimegi teha seda natuke David Lynchiliku nihestatud maailma tegelikult. Seebiseriaalide algus nii-öelda, aga meie ei tahtnud teda nii seebiks keeta, eks ole. No. Praegu oled sa avalikkuse silmis kõige tuntum NSV ühe stsenaristina. Me oleme saanud Kerdiga vasakult ja paremalt sõimata. Me oleme saanud sõimata, et me oleme Ansipi agendid, sellepärast me naeruvääristame seda tollast nõukogude perioodi
ja ühesõnaga samamoodi me oleme saanud teistpidi sõimata, et me näitame seda nõukogude aega liiga positiivses valguses, eks ole. Me püüame tegelikult olla võimalikult täpselt kõikides detailides, aga need detailid on ainult taustaks. Sõbrad on meenutanud, et sul oli kunagi tore hobi. Tarisid üle maailma kokku koju põnevaid silte. See on mul isegi siiamaani tegelikult see hobi, aga kõik need sildid on kuidagi elu jooksul ära kadunud. Mul on kahju, et meil neid omaaegseid, nõukogude aegseid silte mul väga vähe alles on. Aga need tänapäeva sildid on ju kõik 90% teeb neid USA vanglatööstus ja kõik müüakse minusugustele lollidele suveniiridena maha, aga ma tean, kuskil mul peaks veel olema alles, kui ma need üles leiaks ja osa on lihtsalt sõbrad kunagi laiali tassinud. Aga selle hobi ma andsin ka kuidagi vaikselt Tõnu Ojale üle, nii et ka tema korjab nüüd igasuguseid silte. Aga mis hobisid, harrastusi, lõgastamisviise sul veel on olnud? Sillutise kive korjasin väga hoogsalt. Nende hulgas on Moskva Punaselt väljakult lahti kangutatud kivi, Tallinnas Vabaduse platsil ehk tollasel Võidu väljakul, kus enam ei ole sillutise kive, sealt ma suutsin veel enne, kui see sillutis üles võeti, välja koukida selle kivi. Eks see üks teatud riskibusiness oli ja pidev miilitsaga võitlemine, aga Punaselt väljakult näiteks ma sain hotell Moskva pudeli avajaga selle kätte. Aga suutsin välja kangutada ja see asi käis väga lihtsalt. Seal samas kõrval oli Nõukogude Liidu miilitsajaoskond number 1. Selles suhtes, et eriline pilk oli ju inimestel Punasel väljakul peal, aga ma suutsin kaabu peast võtta ja kaabu maha panna ja sealt alt sellega niimoodi sonkida sellega, et siis võtsin kaabu ja panin rinnale ja lahkusin. Kivi oli sees, kätte sain. Mis seos sul Muhumaaga on? Mu emapoolne suguvõsa on kõik nagu Muhu saarelt pärit ja mu vend kolis siin paar aastat tagasi Muhu saarele ja ma kadestan teda, sest et ma tahaks, ma ei ole see aega leidnud sinna sõita, lihtsalt ei ole inimesel aega, kättevõtmise asi. Ja 2 aastat tagasi ma ostsin endale isegi venna kõrvale ühe maatükki sinna ja puhas kadaka väli, eks ole. Aga ma loodan, et tuleb see aeg, et ma saaks kas või 1 päevaks minna selle kiviaia peale, istuda, ühe õlle ära juua ja siis oleks mul aastane energialaks oleks jälle käes. Nii et need laulusõnad, mis sa kirjutad, need toovad kuulsust nendele lauljatele ja stsenaariumid, mis sa kirjutad, toovad kuulsust nendele näitlejatele. Rääkimata sellest, et nii palju sinu tehtust on lihtsalt nagu ära hävinud. Ja teatris, eks ole, sa olid seal komöödiatega ja sulle seda esimese klooni rolli ei antud, anti teise klooni rolli. Või näiteks telesaateid sa oled teinud ja niimoodi kaadri taga, teletaipi, eks ole. Vormistasid kõik ära, valmistasid ette, siis tulid saate külalised, saate juht ja noppisid selle õunaselt Wagnert. Ma nagu eos arvestan selle tulemusega ja nende inimestega, kes tegelikult seda teostavad või läbi mille see asi nagu lõplikult võimendub. Ja ma olen selle juurde siiralt õnnelik. Ma ei tahaks võib-olla üldse, kuidas öelda, kunagi esiplaanile nagu tükkida või. Mulle meeldib viimasel ajal, kuna ma kodus töötan, mulle meeldi nagu kodust eriti väljaski või kuidagi käia. Ma tunnen ennast, kuidas öelda, andes oma väikese panuse, ma tunnen ennast tulge mõnusam.